aasta loengute tsükliga. 2020 on väga pidulik aasta, Tartu kolledž on 50 aastat vanaks, nii et kõik vähegi, mis meil siin toimub, kannab sellist suurt pidulikku logo Tartu kolledž 50. Ja seoses sellega tahaks ma esineda väikese üleskutsega, meil on kavas teha Tartu kolledži ajaloost näitus siin septembrikuuks, kui kolledži päris juubeliaeg kätte jõuab. Ja kõik, kellel on midagi Tartu kolledžiga seoses mäletada, meenutada ja meiega jagada, on väga teretulnud võtma kaasa siit meie väikesed sellised lendlehed koos küsitluskavaga. Nii et kui te tahate jagada meiega oma muljeid ja mälestusi, siis palun võtke siit laua pealt neid kaasa ja kirjutage meile. Või kui te arvate, et teil ei ole aega kirjutada, siis võite mulle helistada ja me võime kokku leppida aja, nii et me võime teid ka intervjueerida. Me alustasime sel nädalal videointervjuude tegemisega ja nimekiri on juba küllalt pikk. Aga teie kõigi lood on väga teretulnud. Ja mida me ka väga vajame on igasugune põnev visuaalne materjal, fotod, eriti varasematest aegadest või ka muud põnevad asjad või esemed, mis sellest ajastust räägivad. Aga nüüd siis tänase loengu juurde. See oli siis paar aastat tagasi, kui hakkasime koos Eesti Vabariigiga tähistama Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Ja oli teada, et see sünnipäeva pidu kestab tõesti peaaegu 2 aastat ja lõpeb Tartu rahu aastapäevaga. Ja see toimuski nüüd eelmisel nädalavahetusel Eestis. Üritused tipnesid ettevõtmistega Tartus, olid väga suurejoonelised kontserdid, kõik lõppes suure diskopeoga ja tantsuga, kus tantsiti populaarse Eesti muusikasaatel Eesti Rahva Muuseumis. Ja nii et Tartu rahust on olnud viimase nädala jooksul väga palju juttu nii päriselus kui ka erinevates meediakanalites. Ja Andres võib mind parandada, kui ma nüüd eksin, aga see oli vist Lennart Meri, kes ütles, et Tartu rahu oli Eesti Vabariigi sünnitunnistus. Aga meie praegune president Kersti Kaljulaid, kui ta pidas oma pidupäeva kõnet seal Tartus, ütles, et Tartu rahu on Eesti Vabariigi südametunnistus. Igati tähtis dokument, põneva uhke ajalooga, mis ulatub otsapidi kaasaega ja mõjutab meie tänast olemist ja meie Eesti riigi olemist. Ja ma arvan, et sellest kõigest me kuuleme täna meie lemmiklektorilt, professor Andres Kasemann. Ma panin lipsu ette täna, sest tõesti on pidulik üritus, ei ole tavaline loeng. Nagu Piret just ütles, Tartu rahu Lennart Meri sõnades oli ja jääb Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks ja seda tähistati suurejooneliselt Tartus, Tallinnas ja mujal. Ma käisin reedel Washingtonis, Eesti saatkond USA-s korraldas väikse seminari seal, kus oli poole vähem rahvast kui siin täna õhtul. Seetõttu panin lipsu ette ja mul hea meel, et teid on nii väga palju täna siin. Nii, ma mõtlesin, et ma räägiks, ülesehitus oleks 3 osas. Esimene oleks Tartu rahu eellugu, siis ma räägiksin lepingust endast ja siis tuleksin tänapäeva. Sest Tartu rahu ei ole pelgalt selline ajalooline dokument, kõik ei ole ainult huvitatud ajaloost, vaid kindlasti on huvitatud selle tähendusest tänapäeval, eriti kuna see muidugi on väga tihedalt seotud Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi suhetes. Ja nende suhete sõlmpunktides ja nende suhete raskustes, mis on olnud alates aastast 1991, kui Eesti Vabariik taastati. Ja muidugi räägime lõpuks siis
piirilepingust. Tartu rahu muidugi, ruttides ette, ei olnud ainult piirileping, Tartu rahu lepingus oli 20 artiklit, mis käsitlesid kõiksugused erinevad asju, millest võib-olla enamus inimesed pole kuulnudki. Aga enamasti me kõik mõtleme selle peale kui piirileping. Aga lähme siis algusesse tagasi. No kui kaugele tagasi me võime minna? Ajaloolasena päris kaugele minna, aga jääme nende raamidesse, mis Piret meile ette seadis või tegelikult, mis siis Eesti Vabariigi 100. juubli komitee on meile ette seadnud. See raam, et Eesti Vabariik kuulutati välja 24. veebruar 1918, siis peaaegu 2 aastat enne Tartu rahulepingut. Esimene asi oli siis iseseisvuse väljakuulutamine ja te teate muidugi, et sellele järgnes, mitte midagi. Järgmine päev Saksa väed tulid sisse, Saksa sõjaline okupatsioon kestis kuni novembrini. Kui sakslased andsid alla, alistusid Lääne rindel novembris 1918, siis hakkas vabadussõda. Mitte, et eestlased oleks tunginud venelastele kallale, vaid muidugi vene enamlased tühistasid Brest-Litovski rahulepingu, mis oli sõlmitud sakslaste ja Nõukogude Venemaa vahel ja võtsid iidse Venemaa, tahtsid iidsed Vene territooriumid endale tagasi võtta. Muidugi Eesti oli selleks ajaks iseseisvaks kuulutanud ja ei tahtnud sellest uuest Vene impeeriumisest midagi teada. Aga Vene punased tulid üle Narva jõe ja esimene asi, mis nad tegid, seadsid üles Eesti töörahva kommuuna. Ehk siis sellise paralleelse valitsuse, Eesti ajutise valitsusele, mis väitis, et tema on hoopis see legitiimne valitsus, mis on tegelikult minu meelest üsna sarnane sellele, mida venelased on teinud Donetskis ja Luhanskis Ida-Ukrainas hiljuti. Nii et kui maailm imestas, et oi, mis see hübriidsõda on, mida venelased on Ukrainas teinud, et me ei ole sellist asja varem näinud, siis eestlased kogesid midagi sarnast juba 18. aastal. Aga nii nagu Ukrainas tänapäeval, sellel ei olnud rahva enamuse toetus. Üks põhjus, miks enamlased ehk bolševikud ehk kommunistid, miks neil kuigi vasakpoolsetel ideedel ja marksismil oli päris lai toetuspind Eestis ja eriti Lätis, üks põhjus, miks inimesed astusid Eesti rahvaväkke, kuigi alguses eriti lootust ei olnud Venemaad võita, oli ju see, et Eesti ajutine valitsus lubas kõikidel, kes astuvad rahvaväkke, saavad maad. Ja enamlased muidugi ka lubasid võtta baltissakslastel mõisad ära ja puua neid üles ka, mis oli populaarne idee kõikide eestlaste seas. Ent mis ei olnud populaarne, oli ju see, et see maa siis ei jääks siis talupoegadele, vaid siis oleks kollektiivselt haritud, ehk siis oleks sellised kolhoosid moodustatud. See ei oleks juhtunud kohe, aga see kuulutati välja ja kõik teame, Eesti inimeste jaoks, Eesti talupoegade jaoks oli suur unistus, et omada oma maatükki ja seega Eesti ajutise valitsuse eesmärgid olid palju südamelähedasemad Eesti rahvale kui enamlaste pakutud ideed, mõned meist, mis olid üsna populaarsed. Vendlus ja võrdsus, sellised asjad ka meeldisid inimestele, aga see oma maatükk oli see kõige magusam ja ihaldatud. Ja see on, mille üle oldi ju mitmed aastaid vaieldatud ja mida inimesed olid soovinud. Ja
kui siis enamlaste väed löödi tagasi, olukord oli üsna trostitu, jaanuaris 1919, siis tuli pööre rinnel ja varakevadeks siis kogu Eesti territoorium oli Eesti valitsuse kontrolli all tänu sellele, et motiveeriti inimesi, mehi, kuigi seal olid mõned üksikud naised ka, kes läksid siis rahva väkke. Oli muidugi abi soomlastelt eeskätt, aga ka Suurbritannia mereväelt. Suurbritannia peale mõeldes muidugi eelmine nädal oli lõpuks jõudis kätte see Brexiti päev. Kaotanud ühe olulise liitlase, kes aitas meil saavutada iseseisvust ja muidugi Briti väed on tänapäeval NATO missiooni raames juhtriik Eestit kaitstes. Nii et NATO raames britid jäävad, aga kurb on näha, et Euroopa Liidus oleme kaotanud olulise liitlase, sest vabadussõda oli lõppkokkuvõttes ei oleks võimalik olnud võita, kui ei oleks Eesti rahva tahe ja targad juhid, aga kui ei oleks ka liitlaste abi õigel hetkel, just nimelt detsembris 1918 ja jaanuaris 1919 kriitilisel hetkel nii soomlastelt kui brittidelt, siis olukord oleks olnud hoopis teistsugune. Igal juhul tuli rindel pööre, varakevades oli Eesti territoorium Eesti valitsuse käes, mis võimaldas siis kuulutada välja Asutava Kogu valimised ja kokku kutsuda Asutava Kogu, mis andis siis selle Eesti esimest korda siis laiapinnalist free and fair valimised, mis andis siis Eesti Vabariigile legitiimsus oma rahva silmis. Ja esimene asi, millega siis Asutav Kogu tegeles, isegi enne, kui nad jõudsid siis oma põhiülesanne juurde, mis oli põhiseaduse koostamine, oli maareform, seesama maa järgi jaotus. Selleks ajaks Asutav Kogu ka vaatas, et territoorium on meie käes, andis ja Asutav Kogu oli muidugi vasakpoolsete poliitiliste jõudude käes, kes toetasid Eesti iseseisvust, kes võitlesid enamlaste vastu. Aga kui Eesti territoorium oli juba Eesti sõjaväe käes ja Eesti sõjavägi juba võitles väljaspool Eesti piire, nii idas kui ka lõunas sakslaste vastu ja Läti punaste küttide vastu, siis Asutav Kogu juba andis valitsusele juhised, et peaks otsima võimalust sõlmida rahu, et territoorium on meie käes ja nüüd me tahame ikka rahu sõlmida, me ei taha sõdida igavesti väljaspool meie piire. Palju raskem oli muidugi motiveerida sõdurid sõdima väljaspool piiri, kui see, et nad kaitsevad oma enda kodu. Aga ei olnud lihtne sellest sõjast väljuda, sest ei olnud ju puhtalt mingi väike Eesti vabadussõda venelaste vastu, vaid see oli osa suuremast Vene kodusõjast, millesse sekkusid ka lääneliitlased, ehk siis britid ja prantslased ja ka brittide kaudu kanadalased, kes ju osalesid kuskil kõrgel Arktika piirkonnas, Murmanski piirkonnas, mitte eriti edukalt, nagu me kõik teame, aga see konflikt ei olnud puhtalt lokaalne konflikt, vaid sellel olid suured rahvusvahelised tagajärjed ning väga palju erinevad osapooled, kellel olid eri huvid. Ehk siis brittidel ja lääneliitlastel oli oluline, et võitlus bolševikide vastu, enamlaste vastu läheb lõpuni, kuni Vene valged tulevad jälle võimule. Ja Vene valged muidugi ei olnud üldse huvitatud Eesti iseseisvumisest.
et eestlased olid muidugi väga keerulises olukorras, võitlesid koos Vene valgetega Vene punaste vastu. Vene punased rääkisid küll sellest, et rahvaste enese määramise põhimõte võiks kehtida, ainult muidugi see oleks suures maailma revolutsiooni kontekstis. Vene valged olid muidugi vanameelsed imperialistid, kes ei tahtnud rahvaste enese määramist midagi teada. Aga eestlased muidugi olid sunnitud nendega võitlema ja Vene valged olid Eesti territooriumil. Eesti territooriumil kasutasid seda platsdarmina, et siis rünnata Petrogradi ehk Peterburi. Ja britid olid siis need niiditõmbajad, kes püüdsid koostada suure koalitsiooni Vene punaste vastu ja eestlastel oli väga oluline roll selles mängida, kuna Peterburi oli kohe meie külje. Judenitši, siis loode armee, oktoobris tegi oma suure sõjakäigu Peterburi vastu. Nad jõudsid peaaegu Peterburisse sisse. Trotski korraldas siis kaitset. Vene valgetel väga palju toetust ei olnud väga hästi organiseerunud ning neid löödi tagasi. Sellel taustal siis algasid läbirääkimised rahu sõlmimiseks Nõukogude Vene ja Eesti valitsuse vahel. Tegelikult need läbirääkimised olid juba, mitte läbirääkimised, aga need esialgsed katsed olid juba toimunud mõned kuud varem, juba augusti lõpus oli ametlikult Nõukogude Vene, nimetame teda välisministriks, kuigi tal oli keerulisem tiitel, saatnud ametlikult telegrammi Eesti valitsusele, et kas Eesti valitsus oleks valmis kaaluma rahu läbirääkimisele, millele Eesti valitsus vastas positiivselt. Aga sel hetkel oli ka Balti koostöö oluline. Ehk siis ei olnud ainult Eesti, kes sõdis Nõukogude Vene vastu, vaid ka lätlased, leedulased, poolakad, soomlased. Nii et see mõte nii Eesti valitsuse poolt kui ka Nõukogude Vene valitsuse poolt oli, sõlmitakse üldist rahu sellel rindel kõikide nende tärkavate riikide vahel, et ei oleks ainult puhtalt Eesti. Aga asi oli selles, et ainult Eesti oli tol hetkeks valmis. Judenitši sõjakäik tuli siis vahele ja britid ju, see oli, eks ole, Judenitši sõjakäik oli oktoobris, esimesed rahu otsingud olid siis juba septembris ja Tallinnasse tulidki siis Soome, Läti ja Leedu välisministrid või vähemalt kõrged ametnikud, kes arutasid ja leidsid, et peaksid koostööd tegema. Lätlased ei kontrollinud oma territooriumit, neil polnud võimalust ja oktoobris oli siis muidugi Bergman Avolovi rünnak Riia vastu, nii et lätlased ei saanud sellega kaasama. Teistel olid oma põhjused, leedused ka ei kontrollinud oma territooriumit, soomlastel olid oma põhjused, nii et jäi Eesti üksinda, et ei toimunud mingit Balti ühisrinnet. Võiks öelda, et eestlased võib-olla ei hoolinud piisavalt Balti koostööst tol hetkel, aga samas võib öelda, et Eesti juhid haarasid sellest võimalusest kinni, mis pakuti ja õigel ajal tegutsesid. Ja muidugi see, et Eesti valitsus alustas, siis andis teistele hiljem oma võimaluse seda protsessi järgida, mida nad ka tegid. Judenitši sõjakäik siis Vene valged Petrogradi vastu
milles siis mida eestlased toetasid. Eestlased toetasid seda muidugi sellepärast, et britid ahvaldasid eestlasi sellega, et te saate de jure tunnustust. Ehk siis britid olid, nagu me teame, de facto Eesti valitsust tunnustanud juba 18. aastal kevadel. Aga siis oli Saksa okupatsioon. Ja britid tol hetkel muidugi neil polnud mingit sümpaatiat mingi Läänemere idarannikul ise hakanud rahvusriigi toetamiseks. Absoluutselt mitte. Nende ainus põhjus tol hetkel Eesti valitsus de factot tunnustada oli, et Saksa okupatsioonil poleks mingit legitiimsust. Aga nüüd muidugi see de jure, see ametlik rahvusvaheline tunnustus, mida Eesti ihaldas. Britid siis, kui teie siis ikka toetate, lähte kaasa Vene valgetega ja olete truud meie ühisrindele, siis on lootust, et kui kõik läheb hästi, siis teid ootab de jure tunnustamine kunagi tulevikus. Ja eestlased muidugi ei saanud mitte kuidagi sellega mitte kaasa minna, kuigi see polnud sugugi populaarne Eesti kaitseväelaste seas sõdida sügavalt Vene territooriumil koos Vene valgetega. Nii et niipea kui see sõjakäik mõne nädalaga luhtus oktoobri lõpus ja Vene valged siis taganesid Eestisse novembris, siis rahuläbirääkimised hakkasid pihta. 5. detsembril ametlikult tuli siis Nõukogude delegatsioon Tartusse läbirääkimiste alustamiseks. Aga sellele juba novembris oli eelnevad kontaktid, mis seda juba võimaldas. Ja selleks ajaks oli nüüd juba mõlemal poolel kiire. Vene punased olid Lenin isiklikult oli juba ammu rahu sõlmimisest huvitatud ja Eesti pool nüüd, et Vene valged said lüüa ja taganesid Eesti territooriumile, kus neid desarmeeriti, siis Eesti pidi kaitsma oma piiri. Ja see oli kriitiline olukord, sest vabadussõja kõige verisemad, raskemad lahingud toimusid just rahulepingu läbirääkimiste ajal, siis detsembris 1919. Venelased teadlikult läbirääkimiste ajal püüdsid siis survet avaldada Eestile pealetungi kaudu ja eestlastel. See oli, kui kujutada vabadussõda, siis üldiselt, kui mõeldakse muidugi esimese maailmasõja peale, siis meil on selline staatiline kaevikusõja pilt, mis on tulnud läänerindelt, aga muidugi vabadussõja tegevus oli hoopis palju dünaamilisem. Aga see üks hetk vabadussõjas, mis sarnanes, siis mida me nägime läänerindel, oligi just need kaeviku lahingud külma talveilmas karmides tingimustes detsembris 1919. Ja seal üks, kes võitles seal rindel, oli muidugi Hennu ja Ilmari isa, August Kasekamp, minu vanaisa, kes sai oma vabadusristi oma vapruse eest seal. Samal ajal käisid läbirääkimised Tartus. Kestsid, venisid
aga lõpuks eestlased lootsid, et rahu tuleks jõuludeks. Venelased polnud selleks valmis. 31. detsembril siis lepiti kokku ja vaherahu siis jõustus 3. jaanuaril. Ehk siis lõpuks relvad vaikisid ja sellest hetkest siis käis kibe töö, et saavutada lõplikult Tartu rahulepingu, mis siis 2. veebruaril lõpuks õnnestus. Relvarahu pidas kogu selle aja. Tegelikult 2. veebruar polnud selle lõppdaatum, sest see oli lepingus sõlmimine, aga rahvusvahelised lepingud muidugi vajavad siis ratifitseerimist. Eesti pool tegi seda paar nädalat hiljem. Venelastel võttis see natuke kauem kuni märtsi lõpuni, et peaaegu 2 kuud läksid tegelikult mööda sellest hetkest, kui Tartu rahu sõlmiti ja see lõplikult ratifitseeriti. Nii, mis me saame lepingu kohta öelda? No seda on antud väga erinevad hinnangud sellele. Me kõik teame, nii nagu Piret alustas, Lennart Meri kuulsat tsitaati, et Tartu rahuleping on Eesti Vabariigi sünnitunnistus. Aga mis kaasaegsed inimesed arvasid sellest? Jaan Poska, pole tema nime veel maininud, aga muidugi tema on Tartu rahu kõige olulisem nimi. Ehk siis tema oli Eesti välisminister, pealäbirääkija, mees, kes vääriks palju rohkem tähelepanu, kui me kõik teame, kui me mõtleme Eesti Vabariigi peale, mõtleme eeskätt Päts, Tõnisson ja Laidoner, aga nende kõrval Poska kui riigi asutaja oleks ka olulisel kohal ja ta on kuidagi jäänud natuke tahaplaani võrreldes nende 3, keda ma just mainisin. Aga Poska oli ka muidugi juba enne Eesti iseseisvuse väljakuulutamist mänginud olulist rolli, sest tema oli ju pärast Vene revolutsiooni veebruarist, teda määrati Vene ajutise valitsuse poolt komissariks ehk siis Venemaa ajutise volituse Venemaa ajutise valitsuse volinikuks Eestis, ehk siis komissariks Eestis. Ta oli siis esimene, 17. aastal, ta oli esimene eestlane, kes kõrgema võimu esindaja Eestimaa pinnal, mis iseenesest oli juba väga märkimisväärne. Tema oli ju see, kes siis kuulutas välja maapäeva valimised, mis kõik viisid siis lõpuks iseseisvuse välja kuulutamiseni. Ja siis lõpupoole ta väga kaua pärast Tartu rahulepingu sõlmimist ei elanud ja see on võib-olla üks põhjus, miks teda tuntakse vähem kui Laidoner, Päts ja Tõnisson, sest ta pärastpoole ei osalenud Eesti Vabariigi sisepoliitikas, suri varsti pärast lepingu sõlmimist. Aga tema enda hinnang selle oma tööle, oma lepingule, teine oluline eestlane, kes oli seal juures delegatsioonis, oli, kes on üldtuntud nimi on Ants Piip, hilisem mitmekordne välisminister, ka jurist nagu Poska. Poska hinnang sellel päeval oli, et täna, staat on umbes selline, et täna on Eesti ajaloos 700 aasta jooksul kõige tähtsam päev, sest see on esimene kord, kui Eesti on ise otsustanud oma rahva tuleviku üle. Mis on kahtlemata väga sobiv ja täpne taat. Poska hiljem ka kirjutas, et teda isiklikult väga puudutas,
kui rahudelegatsioon jõudis Tartust tagasi Tallinnasse ja Balti jaamas võeti neid vastu, siis teda isiklikult puudutas üks ema, kes tuli tema juurde ja tänas teda, ütles talle, et teie olete päästnud minu poja elu sellega, et ta on selle rahulepingu sõlminud ja mitte kauem sellega viivitanud. Mida teine pool arvas sellest rahulepingust? Lenini tsitaat on, et raiuti aken Euroopasse. No, see väljend on ilmselt kõikidele meile tuttav, seda seostakse üldiselt Peeter Suurega, kuigi see tegelikult tuleb Puškini luulest Peterburi kohta, et Peterburi oli siis Venemaa aken Euroopasse ja Lenin võib meie vaatevinklist vaata, et ta tegi hea näo, ta ei kaotanud, tänased ei kaotanud sõja eestlaste vastu ja nüüd püüdis siis seda kaunistada sellega, et aga me oleme ka midagi saavutanud, aken Euroopasse. Tegelikult see oli ka nii. Hilisem muidugi Nõukogude historiograafia nimetas seda, eks ole, imperialistliku riikide ja kapitalistliku riikide blokaadi murdmine, mis ta tegelikult oli ka. Et kuigi see võib-olla terminoloogia on meile võõras, asjal on oma iva, sest muidugi britid ja lääneliitlased korraldasid blokaadi bolševikliku Venemaa vastu kodusõjas, toetades siis Vene valgeid. Nii et vaadates seda Moskvast ja Lenini silmadest, siis rahuleping ja miks nad üldse tahtsid rahulepingut sõlmida, oli tõepoolest läbi murda sellest isolatsioonist, milles bolševiklik valitsus oli. Keegi ei tunnustanud teda, tema olemasolu, keegi ei olnud valmis temaga mingeid tehinguid tegema ja Eesti nüüd pakkus talle väljapääsu. Ja venelased olid valmis maksma kõvasti selle eest, sest Tartu rahulepingus eest saadi 15 miljonit Vene kuldrubla, mis on päris korralik summa, mis aitas siis Eesti margal, Eesti uuel vääringul, Eesti uuel valuutal püsida. Ja Poska läbirääkimistes teadis, et venelastel on seda lepingut vaja ja ta sai väga head tingimused, mitte ainult materiaalselt, 15 miljonit kuldrubla, aga muidugi territoriaalselt, ehk siis Narva-tagune territoorium ja Setomaa. Alad, mis ei kuulunud varem Balti kubermangudesse, ei olnud osa siis Eestimaa või Liivimaa kubermangust Vene impeeriumist. Ja see oli muidugi Eesti Kaitseväe juhatuse, Laidoner eeskätt nõue, et see tagaks Eestile strateegilist sügavust, et Eesti oleks paremini kaitstud edaspidi, kui lisada sellist territooriumit ja venelased olid valmis seda ära andma, mis näitab, et neile see leping oli vajalik tol hetkel. Muidugi Lenin ja seltsimeeste jaoks see territoorium oli kerge ära anda, sest nad ju arvasid, et küll nad saavad seda varsti tagasi. Kuigi Tartu rahulepingu teine artikkel, esimene artikkel on muidugi, ma mainisin seda 20 artiklit Tartu rahulepingus, esimene artikkel on muidugi rahu, et sõda lõpeb. Teine, mis on see kõige olulisem, millest räägiti kogu nädalavahetus Tartus, see on Eesti kõige oluline, ongi, et siis Vene riik tunnustas Eesti rikkumatust, sõltumatust, iseseisvust igaveseks
ajaks. Et Venemaal pole mingid nõuded Eesti territooriumile. Praktikas me teame, et see tegelikult kehtis umbes 20 aastat, see igavesti. Aga see oli vast kauem, kui Lenin ja Trotski tol hetkel mõtlesid, sest nende plaanis oli muidugi maailma revolutsioon, mis ei olnud mingi asi, mis pidi kunagi tulevikus, kaugel tulevikus, vaid asi, mis võis toimuda võib-olla mitte isegi paari aasta pärast, vaid paari kuu pärast. Ja maailma revolutsioon oleks muidugi siis, kui Saksamaa töölised ühineksid Vene töölistega. Ja 19. aastal oli ka tööliste ülestõus Saksamaa. Nii et see ei olnud nii uimeline, nii optimistlik nägemus, ulmeline nägemus Lenini puhul. Nii et ta võis teha ajutiselt sellise järeleandmise, sest ta arvas, et see jääb ajutiseks ja võib-olla tulevad Eestis veel kommunistid võimule, kes siis vabatahtlikult ühinevad Nõukogude Venemaaga ja siis mingid piirid ei mängi enam mingit rolli. Mis seal veel siis rahulepingus olulist oli? Seal näiteks üks säte rääkis Eesti neutraalsusest, mida Venemaa austaks, kui rahvusvaheliselt tunnustatakse Eestit neutraalseks riigiks. Piirist, esimene artikkel oli siis rahu, teine oli iseseisvuse tunnustamine, kolmas, mis oli kõik piiri kohta, täpselt kus piir jookseb, siis edasi olid kõiksugused huvitavad sätted varade kohta, et tegelikult selle üle varade kohta oli kõige rohkem kauplemist läbirääkimistes. Ehk siis kõik siis Vene kroonu, Vene riigi varad, mis jäid siis Eestisse, venelased loobusid neist. Ja Eesti oma poolt selle lepingu järgi nõudis ja venelased lubasid tagastada varad, mis olid Eesti ära võetud. Väga märkimisväärselt näiteks Tartu Ülikooli kogud ja varad, mis siiamaani pole veel tagastatud. Et kui me räägime Tartu rahulepingu kehtivusest, siis kohe algusest peale on siis osad sellest lepingust, mis ei ole täidetud. Mitte kunagi ei ole täidetud. Seal räägitakse ka pikalt segakomisjonide moodustamisest, ehk siis vaidluste puhul on segakomisjon, eestlaste venelaste komisjon, mis peab siis otsustama, eriti majandusküsimustes, sest see leping oli ka, nagu Ants Piipi hiljem seletas, et lääneliitlased tahtsid, et nagu Pariisis, kui käisid rahu läbirääkimised suvel 1919, mis tipnes siis Versailles rahulepinguga, lääneliitlased tahtsid, et kui need väiksed riigid tekivad, mis muidugi ei olnud nende esimene eelistus, nad ei tahtnud, aga kui nad peaksid tekkima, siis nad oleksid selline cordon sanitaire, ehk siis selline vall bolševismi vastu. Aga Tartu rahuleping oli hoopis teisest maailmast. Tartu rahuleping Eesti läbirääkijate ja eriti Ants Piibu silmis, kes on sellest kirjutanud pärast, et Tartu rahuleping oleks pigem selline sild ida ja lääne vahel. Ehk siis, et kaubandus voolaks ja Eesti majandus lõikaks sellest kasu Vene ja Euroopa vahel. Et see oli tegelikult, millest täitsa arusaadavalt inimesed tol hetkel unistasid,
muidugi see ei olnud eestlaste süü, et see niimoodi ei läinud, see oli hoopis Nõukogude võimu enda poliitika, mis sulges hiljem normaalse läbikäimise Balti riikidega. Aga esialgselt oli see jube kasulik venelastele, sest Eesti oligi see esimene kanal, kus bolševikidel oli hädasti vaja kõiksugust asju. Ja mis neil oli? Neil olid Vene riigi ja Vene tsaaride perekonna varandus, mida nad püüdsid siis maha müüa. Aga kuidas nad müüvad seda maha, kui nad täitsa isolatsioonis? Eesti oli see kanal. Eesti pangad, Šeeri pank, Harju pank olid need, kes siis vahendasid Vene punastele need varad, mis nad olid siis tsaaririigi käest saanud, mida venelased tahtsid kiiresti maha müüa, et nad saaksid osta endale Ameerikast kõiksugust vajalikku kraami, aga ameeriklased ei olnud valmis nagu otse tegelema venelastega, eks ole, ja bolševike keegi ei tahtnud neid puudutada, aga eestlased olid siis väga edukad, sest nemad olid need esimesed vahendajad. See natuke meenutab võib-olla, mõned on märkasid siin uudistes aasta tagasi või 2, et Vene rahapesu läbi Rootsi pankade Eestis ja Taani pankade Eestis oli väga vilgas tegevus. Nii et see ka ei olnud enneolematu lugu. Ainult, et rootslased ja taanlased olid need suuremad kasusaajad, kes panid kõik eestlaste kaela seekord. Aga eelmine kord eestlased ise olid need väga osavad ja baltisakslased nagu Scheel olid eriti, kuna tal oli rahvusvaheline võrgustik olemas, lõikas sellest kasu ja see oli Nõukogude võimu suur huvi ka ja see on üks põhjus, miks Eesti sai nii soodsa lepingu. Ta oli esimene ja mõni aega ainus ja tihtipeale räägitakse ka Tartu rahust. Meie räägitakse alati sellest, et Nõukogude Venemaa oli esimene, kes tunnustas Eesti iseseisvust. Aga seda võib ju vastupidi serveerida. Eesti Vabariik oli esimene, kes tunnustas Nõukogude Venemaad. See on ka tõsi. See oli ka Nõukogude Venemaale väga oluline. Ja Eesti ujus siis vastuvool, nagu ütlesin, et lääneliitlased ei olnud õnnelikud, aga Eesti juhid, poliitikud, diplomaadid olid targad ja ettenägelikud, sest sellel hetkel võib öelda, et eestlaste otsused ja tegevused muutsid ajaloo kursi, sest teised tulid hiljem sellele järgi. Eestlased olid ettenägelikud. Said aru, et pärast selle Judenitši kampaania läbikukkumist, siis valgetel palju lootust enam ei ole. Ameeriklased teatavasti jäid lõpuni lootma, et Venemaa valged võidavad ja taastavad Vene impeeriumi, hea küll demokraatliku impeeriumi, aga ikka, et Vene piirid oleksid nii, nagu nad varem olid ja ameeriklased ei tahtnud teada midagi ja tunnustasid Eesti iseseisvust ju rohkem kui aasta hiljem kui britid ja prantslased, kes olid pisut realistlikumad. Ameeriklased jäid põikpäiselt toetama Vene valgeid kuni 22. aastani. Mis ei tähenda muidugi, et ameeriklased ei aidanud. Ameeriklastel oli ka suur roll kõik selles protsessis, sest oli Ameerika president Woodrow Wilson, kes käis välja enesemääramise idee. Ta muidugi ei mõtlenud, et see kehtiks eestlaste puhul,
Tema idee oli muidugi, et see kehtiks vaenlast riigi väikeste rahvaste puhul. Ehk siis Habsburgi, Austria-Ungari Habsburgi impeeriumi puhul. Ehk siis tšehhid ja slovakid ja sloveenid, kes iganes saab. Et see oleks lahendus pärast seda vastas poolele, aga mitte üldise printsiibina. Aga muidugi, kui see põhimõte juba levis, siis kuidas keegi sai öelda, et aga noh, miks teil ei ole lubatud enesemääramine, eks ole. Et oligi see, põgenes pudelist ja ei saanud tagasi pudelisse enam panna. Muidugi Wilson ei olnudki tegelikult see esimene, ta on saanud muidugi rohkem tähelepanu, aga nagu ma juba mainisin, enamlased, bolševikud olid juba varem ka rääkinud rahvaste enesemääramisest ja rahvaste enesemääramine oli ka Saksa ja Vene punaste, Lenini valitsuse Brest-Litovski rahulepingus märtsis 1918 oma kohal. Muidugi, kui sakslased panid seda sinna kirja, see oli mõeldud, et muidugi need rahvad, nagu eestlased, kes otsustavad kasutada enesemääramise võimalust, et nad siis otsustavad, et nad tulevad ka Saksamaa kaitsva tiiva alla. Et see ei olnud päris muidugi enesemääramine, aga see mõiste oli juba selline, mida ei saanud enam ignoreerida. Ja kui veel ameeriklastest rääkida, siis tegelikult palju suurem Eesti sõber ei olnud Woodrow Wilson, kelle muidugi suur idee oli Rahvaste Liiga, mis siis lõpuks Ameerika senat ei kinnitanud. Aga hoopis tulevane president Herbert Hoover, kellel on muidugi väga kehv renomee ajaloost tänu sellele, et ta sai presidendiks just siis, kui ülemaailmne majandusdepressioon algas. Aga tegelikult Herbert Hoover oli Ameerika toiduabi programmi juht, kes tegi väga palju, et aidata Poolas, Balti riikides ja ka Venemaal inimesi toime tulla ja kindlasti selle Ameerika abiprogrammiga päästeti tuhanded elusid. Aga see on hoopis teine asi, see humanitaarabi, mille suur algataja ja läbiviija Hoover oli teine asi, kui mis Wilson Pariisis mõtles, et riikide enesemääramisest, mis ei olnud Eesti jaoks üldse mõeldud. Tagasi lepingu juurde, ma mainisin mõned nendest 20 artiklist. Veel üks oluline muidugi oli see, mis puudutas optante. Ehk siis võimaldati, mõlemal poolel võimaldati tagasi pöördumist kodumaale. Ehk siis eestlased, kes jäid Vene territooriumile ja tahtsid tulla Eestisse, kas tagasi, kes olid sinna jäänud sõjatingimustes või kes olid nende järeltulijad, kes olid juba sinna ümber asunud 19. sajandil, neil võimaldati tagasi tulla. Ja tol hetkel oli arvatavasti ligi 200 000 eestlast Vene impeeriumis laiali. Aga seda võimalust lõpuks sai kasutada ainult 38 000, natuke alla 40 000. Et kõik võib-olla kõik ei tahtnud, aga Vene võimud ei olnud ka eriti abivalmis ja isegi takistasid paljudel juhtudel. Et see on jälle näide, et kuidas see lepingu sätted võib-olla täiel määral ei jõustunud. Ja need, kes
ikkagi tulid. Sellega paljud neist päästsid oma elu, sest me kõik teame, mis juhtus siis Stalini ajal Eesti küladega Venemaal 38. aastal, siis Stalini suure terrori ajal lasti maha tuhandeid eestlasi, lätlasi ja teisi vaenuliku rahvaid Stalini mõistes. Nii, ma vaatan oma märkmed, kas ma jätsin midagi mainimata lepingu kohta. Enne kui ma lähen siin kolmanda osa juurde, mis on tänapäev. Muidugi lihtsalt see, et leping Eestiga oli esimene, aga sellele siis järgnes väga sarnased lepingud, mis olid ka, Eesti, ma mainisin seda enesemääramise põhimõtet, Eesti leping oligi siis esimene kahe riigi vaheline leping, mis põhineski selle sama Wilsoni enesemääramise põhimõttele. Muidugi ei olnud sõnastatud nii, see oli Nõukogude võimu poolt, et see oli ka nende enesemääramise põhimõtte alusel, mis on oluline ja oli eeskujuks teistele. Et siis sellele järgnes muidugi Venemaa ja Leedu leping juulis, Läti ja Vene leping augustis, siis tuli Soome teine Tartu rahu, soomlaste rahuleping on ka Tartu rahu, sõlmitud Tartus EUS-i majas. Seal on väga kena väike mälestusmärk EUS-i maja juures Tartus, kus sõlmiti Soome Tartu rahu siis sügisel. Ja siis aasta hiljem lõpuks Poolaga, sest tegelikult Poola ja Vene sõda 20. aastal suvel ja sügisel oleks võinud kõik selle asja purustada. Ehk siis poolakad olid väga uljad, jõudsid Kiievini välja, enne kui venelased peksid neid tagasi peaaegu terve tee Varssavini suvel 1920. Ja sel hetkel see Lenini ja Trotski unistus maailma revolutsioonist, et punased jõuavad Varssaviga Poola kaudu Saksamaale, see oli peaaegu teostamas, kui viimasel hetkel poolakad ei oleks olulise lahingu Varssavi ees võitnud. Nii et kõik see, millest me oleme rääkinud, oleks tõepoolest võinud olla lihtsalt selline huvitav märkus ajaloo õpikutes, kui poolakad ei oleks siis Varssavi ees suutnud punamehed tagasi lüüa. Kui me oleme rääkinud nendest lepingutest, siis rääkinud ainult meie piirkonnast, aga unustakse ka, et tegelikult see järgmine leping, mis enesemääramise alusel, mis Vene võim, Nõukogude võim sõlmis, ei olnud üldse Läänemere piirkonnas, vaid Gruusiaga maikuus, Moskva leping 1920. Mis oli esimene, mis kaotas kehtivuse, kui enamlased hõivasid Gruusiat aasta hiljem ja tegid lõpu Gruusia lühikese iseseisvusele. Huvitav on võib-olla siin nagu kõrvalmärkusena, et kui üks asi oli sõlmida rahu, järgmine asi oli saada rahvusvahelist tunnustust. Hea küll, kõige olulisem, et kui lahkuda oma riigist, kus varem kuuluti, siis loomulikult see emamaa on esimene, kes peab seda toetama. Aga kui rahvusvaheline kogukond ei toeta seda, siis ei ole eriti suured väljavaated. Eesti jaoks siis läkski kuni jaanuar 1921, kui siis britid ja prantslased, ehk siis liitlased, ka mitte ameeriklased, kes siis viivitasid veel 1,5 aastat de jure tunnustasid Eestit,
ja siis septembris 1921 saadi Rahvaste Liidu liikmeteks. Aga üks huvitav kõrvalmärkus on, et 20. aasta detsembris oli Rahvaste Liidus Eesti taotles ja Läti ja Leedu tahtsid sinna pääseda, aga Gruusia samamoodi. Ja hääletusel Rahvaste Liidus, mis loodi 19. aastal Wilsoni ettepanekul, kuigi ameeriklased ise ei osalenud, siis hääletusel, et kes uutest liikmesriik, kes võtta vastu uueks liikmesriigiks, siis Eesti, Läti ja Leedu said ainult käputäis hääli, aga Gruusia sai 3 korda rohkem hääli kui Eesti. Kuigi teda ei võetud ka, aga ta oli hulga tol hetkel Gruusia paistis legitiimsem ja võib-olla kehtivama riigina kui Eesti või Läti või Leedu, mis on muidugi tagantjärgi vaadates teades, et mõni kuu hiljem punased vallutavad Gruusiat ja teevad lõppu Gruusia iseseisvusele. Eesti vabadus ikka kestis 20 aastat veel, aga tol hetkel Gruusia oli rahvusvahelise kogukonna jaoks selline palju parema väljavaadetega tol hetkel tundus, kui Eesti või Läti või rääkimata Leedust. Leedu oli muidugi, Leedut tunnustati hiljem, tal oli Vilniuse Poolaga, sellest ma võiks pikalt sellest rääkida, aga ma hakkan seda tegema, sest nüüd ma lähen selle viimase osa juurde, mis võib-olla huvitab inimesi kõige rohkem, mis on tänapäeva poliitika ja see on muidugi, mis on toimunud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel alates aastast 1991 kuni tänapäevani. Ehk siis, kui Vene Föderatsioon ja ka Nõukogude Liit tunnustas Eesti iseseisvust 1991. aastal, Venemaa varem, Gorbatšovi Nõukogude Liit, eks ole, Jeltsin ja Vene Föderatsioon esiteks ja siis Nõukogude Liit ja Gorbatšov hiljem, siis ei olnud mingit vihjed Tartu rahule. Ja Venemaa valitsuse jaoks siiamaani on seisukoht olnud, et Tartu rahu on ainult huvitav ajaloolastele. Et tal pole mingit tähendust, juriidilist tähendust tänapäeval. Et Tartu rahu kaotas kehtivuse, kui Eesti vabatahtlikult 40. aastal liitus Nõukogude Liidu. Ja see on Nõukogude Liidu järglasriigi Venemaa Föderatsiooni ametlik seisukoht siiamaani. See muidugi ei ole meile vastu. Ja õnneks rahvusvahelise kogukonna jaoks, kes on tunnustanud Eesti iseseisvust taastamist õigusliku järjepidevuse põhimõttel, on aktsepteerinud Tartu rahu, kuigi piir ei ole see sama. Ja meie Eesti diskussioonis Tartu rahus keskendume ainult selle piiri küsimusele. Aga nagu ma juba ütlesin, see rahuleping oli palju laiem kui ainult piir, eeskätt oli ta muidugi rahuleping ja tunnustamine, artikkel 2, piir on selline asi, mis võib muutuda ja muutuski, kui Stalin siis 45. aastal nihutas piiri Venemaa kasuks, võttes ära Jaanilinna 5% Eesti territooriumit. Sama asja ta tegi muidugi Läti puhul samal ajal. Nii et vaidlus on käinud selle üle. 90. algul, kui siis Eesti Vabariik oli taastatud, siis juba kohe algasid läbirääkimised
piiri küsimuses, sest Eesti pool loomulikult ei olnud rahul piiriga, mis Stalin joonistas, mis oli Eesti NSV piir. See piir muidugi toimis de facto kontrolljoonena, mis ta on siiamaani. Nii et kui väljaspoolt vaadati, et Eestil ja Venemaa vahel on piirikonflikt 90. aastatel, siis muidugi esimene asi, mida välismaalast oli vaja seletada, oli, et siin ei ole mingit piirikonflikti. Et piir toimib. De facto piir, et Eesti piirivalvurid ühel poolel, Vene piirivalvurid teisel poolel ja nad on reguleerunud oma tegevust normaalselt. Ja see kõik toimib, et siin mingit konflikti ei ole. Nii et kui rääkida nagu piirikonfliktist, see oli muidugi alati vesi-Vene veskile. Aga esialgsed Eesti valitsused kuni 1994. aastani nõudsid järjekindlalt, et me oleme Eesti Vabariik on taastatud õigusliku järjepidevuse alusel ja seetõttu Tartu rahu piir, seda on vaja ka täpselt taastada. Aga sellega Eesti valitsused jooksid pea vastu seina. 1994. aastal Andres Tarandi valitsus tegi ettepaneku, et hea küll, Eesti ei nõua neid territooriumid tagasi, aga selle eest me soovime, et Vene valitsus tunnistaks Tartu rahu kehtivust, ehk siis artikkel 2, et kus on öeldud, et Venemaa tunnustab Eesti iseseisvust igavesti. Ja Venemaa oli muidugi nüüd tunnustanud Eesti iseseisvust 91. aastal, aga nagu me kõik teame, selle asja iva, nagu ka Lauri Märksoo ütles Aktuaalses Kaameras paar päeva tagasi, selle asja iva on muidugi hinnang Nõukogude okupatsioonile. Et kui Tartu rahuleping kehtib, siis kõik, mis sellest järeleb. Nõukogude okupatsioon oli ebaseaduslik, me kõik teame. Aga venelastel on muidugi see võimatu omaks. Seetõttu nad muidugi ei taha midagi Tartu rahulepingust kuulda ja ütlevad, et seal on ainult ajalooline huvi, et ei ole mingid õiguslikud tagajärjed tänapäeval. Aga Eesti on püüdnud territooriumiks, aga see põhimõte on meile niivõrd oluline, sest nagu Piret sina alguses ütles, et nagu Lennart Meri ütles, et Tartu rahu on Eesti Vabariigi sünnitunnistus. Nii et me oleme ajanud seda asja siiamaani kahjuks edutult. Just samamoodi nagu me oleme püüdnud saada tagasi Tartu rahu lepingu artikli 15. alusel Tartu ülikooli varad, mis on siiamaani ikka Voronezhis. Ja ei paista, et need kunagi varsti tagasi tuleksid. Piirikonflikti, nagu ütlesin, et ei olnud, aga see narratiiv, et meil on piirikonflikt, oli väga kahjulik Eestile, kes pürgis tol hetkel 90. teisel poolel Euroopa Liitu ja NATOsse. Sest miks Euroopa Liit ja NATO miks nad tahaksid võtta uueks liikmesriigiks riigi, kellel on konflikt Venemaaga, territoriaalne konflikt Venemaaga, mitte mingil juhul. Nii et see suur diplomaatiline kunst ja ka saavutus Eesti jaoks 90-tel oligi lõpuks 20. sajandi alguseks veenda Euroopa Liidu ja NATO liikmesriike, et jah, meil ei ole venelastega sõlmitud uus piirileping, aga me oleme teinud kõik selle heaks ja asi on venelaste taga, mis ta tõepoolest oli, sest venelased said sellest samamoodi väga hästi aru, et
see oli üks nende kõige tugevam hoob, et takistada või vähemalt pidurdada Balti riikide liitumist Euroopa Liidu ja NATOga, hoida seda piirikonflikti teemat üleval. Ja Eesti pärast seda Tarandi valitsuse otsust 1995. aastal jõudiski, tollal oli välisministriks vist Siim Kallas, jõuti siis selleni, et need töögrupid, läbirääkimised kogu aeg käisid, jõudsid siis leppeni, et kus see piir olid mingid väiksed, tegelikult on enam-vähem sama piir kui Eesti NSV-l, aga tehti mingeid täpsustusi, mõned väiksed asjad nihutati, aga jõuti siis kokkuleppele piiris endas. Nii et piir ei ole üldse see küsimus. Aga mis jäi rippuma, oligi see meie soov saada tunnustust venelaste poolt, et Tartu rahu veel kehtib ja selle tagajärg, et jah, Nõukogude okupatsioon oli ebaseaduslik, mida venelased, nagu me teame, siiamaani sinna lõksu ei ole sattunud. Ja juba tol ajal oli, mul oli see väga selge, et piiriküsimus oli oluliselt seotud venelaste takistus. Venelaste piirilepingu sõlmimisel takistamine oli seotud sellega, et nad ei tahtnud, et me pääseme Euroopa Liitu ja NATOsse. 2004 saime sisse mõlemasse organisatsiooni ja juhtuski kohe järgmisel aastal, 2005, venelased olidki valmis sõlmima, kirjutama alla rahulepingule, mis oli, mitte rahulepingule, piirilepingule, mis oli juba siis, eks ole, mitu aastat varem, 90-ndate keskel juba kokku lepitud. Ja nüüd nad olid lõpuks formaalselt valmis alla kirjutama. Nad kirjutasid alla. Värske Eesti välisminister Urmas Paet ja Vene välisminister Lavrov, kes on ikka veel Vene välisminister, Moskvas 2005 kirjutasid alla. Aga see läks untsu, sest üks asi on alla kirjutamine, aga järgmine samm on siis parlamendi poolt ratifitseerimine, et see leping jõustuks. Ja eestlased olid väga agarad. Nad kohe saatsid lepingu Riigikokku ratifitseerimiseks, nii nagu lubanud. Venelased ootasid rahulikult. See oli survega, mida nad teist korda ei ole korratud. Aga eestlased ruttasid sellega, aga siis tuli kohe vastarvamused, et aga Tartu rahuleping pole sellest mainitud. Muidugi ei ole, sest muidu venelased oleks alla kirjutanud, aga kas saame sellest ümber, et ratifitseerimise seaduses teeme vihje Tartu lepingu kehtivusele, mis tundus nagu küllaltki kaval selline, me nagu päriselt otsa, aga lähme kuidagi, et meil on vaja kaitsta seda põhimõtet, sest kui meie ei vihja sellele, siis äkki Eesti Vabariigi iseseisvuse, suveräänsuse alus oleks küsimusmärgi all. Et äkki, kui me oleme kirjutanud alla uue piirilepingu, et me ise oleme kuidagi Tartu rahu selle teise artikli ka tühistanud selle kaudu. Nii et igaks juhuks kaitseme ennast sellega, et teeme ikka vihje selle Tartu rahu kehtib, aga niimoodi, et see ei ole otseselt seal öeldud, teeme nagu. Aga muidugi Vene diplomaatidel on väga suured kogemused, neid ei saanud haneks tõmmata. Ja üllatavalt siis nad kohe võtsid oma allkirjad tagasi, mis on küllaltki äärmuslik diplomaatiline võte. Venelased tühistasid oma allkirja. Ja siis tuli pronksöö 2007, mis oli madalseis Eesti ja Vene suhetes. Lätlastel oli täpselt sama probleem kui Eesti tol ajal, eks ole. Et lätlased olid tegelikult 2005, miks Eestis sai selle piirilepingu üldse? Eesti ei olnud tegelikult pingutanud, ei olnud mingid järeleandmisi teinud, ei olnud püüdnud venelasi eriti moosida, aga mis juhtus oli 2005
tegelikult sama asi, mis on nüüd kohe tulemas 9. mail Moskvas jälle, eks ole, võidu teise maailmasõja, suure isamaasõja võiduparaad Moskvas, kus Putin ootab maailma liidrid, eks ole, vaatame, kas Trump läheb sinna, Kaljulaid vist mitte, aga 2005, sul oli 60 aastat ja siis oli see suur küsimus, kas Balti riigi juhid lähevad. Balti riikide juhtidest siis oli Arnold Rüütel, kuigi endine kommunist, no tegelikult just sellepärast, et oli endine kommunist, ta ei saanud minna. Sest see oleks olnud kohutav pilt, eks ole, et kõik, ta oli seal seisnud Lenini mausoleumi juures nõukogude ajal, kui ta nüüd läheks Eesti Vabariigi presidendina, ta taipas mitte minna. Leedu president ka mitte, aga Läti president Montrealist Freiberga, kes oli neist kõige taibukam ja julgem, otsustas minna. Ja ta vihastas muidugi Putinit välja, sest ta tahtis ainult rääkida sellest, et tegelikult see võidupüha oli alles okupatsiooni algus meie jaoks. Aga ta läks sinna nimel, sest lätlastel oli lootus tol hetkel, et nemad saavad, sest neil oli sama probleem kui Eestil, eks ole, et nemad saavad oma selle uue piirilepingu allkirja kätte ja oleks pidanud saama, aga Läti parlament tegi enam-vähem samasuguse asja kui Eesti parlament, tegi ka sellise deklaratsiooni, et see 2% kirdel Lätist, mis kaotati Stalinile, et see tegelikult, kirjutame piirilepingu alla, aga tegelikult see on nagu ikka põhimõtteliselt osa meie põhiseaduse järgi Läti riigist. Ja Lätil oli tegelikult keerulisem olukord sel hetkel, sest Lätil veel kehtis see algupärane põhiseadus. Sest neil oli Ulmanis, kes oli, nagu ma olen varem rääkinud, hullem diktaator kui Päts, aga kuna ta oli nii autoritaarne juht, ta ei hoolinud põhiseadusest midagi, nii et ta ei hakanud ka, Päts, eks ole, tegi põhiseaduse ümber, et see sobiks talle, aga Ulmanis, et ta lihtsalt ignoreeris põhiseadust. Nii et Läti see väga progressiivne 22. aasta põhiseadus ongi see sama, mis kehtib tänapäevani. On tehtud muidugi palju uuendusi, muudatusi ja täiendusi, aga see on see sama. Mitte nagu mis juhtus Eestis, et oli nagu mitu põhiseadust, mis esiteks mis sobisid Vapsile, siis mis sobis Pätsile, aga Lätis selles põhiseaduses olid need territooriumid määratletud. Nii et see tegi olukorra lätlaste jaoks keeruliseks, et seda territooriumit uue piirilepinguga loobuda. Aga kui lätlased siis ei saavutanud seda, vihastasid venelasi välja, siis venelased tulid kohe Eesti juurde pakkumisega, et võib-olla te tahate alla kirjutada. Ja Paet, uus välisminister, kohe kogis Moskvasse ja kirjutas alla, aga siis Eesti Riigikogu tegi selle sama asja. Ja siis tuli pronksõja 2007 ja mis siis juhtus, eestlased olid venelaste suurim vaenlane ja venelased tegid lätlastele pakkumised. Kas tulge tagasi laua taha, et me oleme nüüd valmis teiega alla kirjutama. Ja kirjutasid ja Lavrov käiski, Vene välisminister käis Riias, ta oli kunagi Tallinnas käinud, ta käis Riias ja kirjutas alla. Ja see oli väga selgelt näidata, eks ole, et nagu on alati näha Venemaa Balti poliitikas, et on üks hea Balti riik ja teine paha Balti riik, keda vaja karistada. Ja see oli väga selge siin piirilepingu puhul, et ühel hetkel eestlased kutsuti, aga siis hoopis lätlased olid need, kes lõpuks said selle. Võib-olla te küsite, et mis siis Leedus sai. Leedul oli hoopis teine olukord tänu Kaliningradile. Endise Königsbergi Ida-Preisimaale. Neil oli juba aastast 2002 piirileping sõlmitud, aga see oli tänu sellele, et see muutus rahvusvaheliseks küsimuseks. Leedlased ei oleks ise saanud selle lepingu, aga kuna tol hetkeks oli teada, et Leedu kohe saab Euroopa Liidu liikmesriik ja Euroopa Liidul on oma kindel Schengeni režiim, eks ole, oma ühine välispiir, siis oli Euroopa Liit, kes
hakkas venelastega piiriasja ajama. Nii et Leedu olukord oli väga eriline võrreldes Eesti ja Lätiga. Ja muidugi Leedul oli see asi, et kui nemad oleks järginud sama põhimõtet, nemad ju said territooriumit juurde tänu Nõukogude võimule. Poolakad ju võtsid Vilniuse, Leedu pealinna, mis venelased olid 20. aastal oma rahulepinguga Leeduga tunnustanud Leedu pealinnana. Poolakad hõivasid seda 20. aastal ja teise maailmasõja käigus venelased andsid leedulastele tagasi, aga muidugi kogu Leedu sai nüüd osa Nõukogude Liidust. Nii et see temaatika, siin ei saagi olla Balti ühtsus piiri küsimuses, sest Leedu on tegelikult, venelased kohe hakkavad, aga mis siis Vilniusest, eks ole. Nii et see on tegelikult Eesti ja Lätil on ühine probleem. Ja nüüd on ainult tegelikult Eestil, eks ole. Läti kirjutas alla, Leedu kirjutas alla, ainult Eesti ja Jaapan on jäänud Vene naabritest, kellel ei ole. Venemaal on väga palju naabrid, kellel ei ole. Eestil on alla kirjutatud. Nüüd selles mõttes Eesti on Jaapanist ees, meil on alla kirjutatud leping, mis ei ole lihtsalt ratifitseeritud. Nii et pärast pronks Eesti valitsus püüdis ennast august välja kaevata tasapisi ja jõudis järk-järgult suhteid parandada Venemaaga ja tipnes siis selle piirilepingu, sama piirilepingu allakirjutamisega samad ministrid 9 aastat hiljem, veebruaris 2014, samas majas Moskvas, Paet, Lavrov. Mis oli vahepeal muutunud? Vahepeal tundus asi lootusetu, aga 2012 asi hakkas natuke liikuma ja kõik, mis muutus, oli 2 lauset, mis läksid sinna samasse lepingusse. Ja väidetavasti hea kolleeg Lauri Märksoo, Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete professor, olevat soovitanud seda klauslit, et põhimõtteliselt see piirileping, need lause, mis sinna lisati, olid ma tean, kuidas ta on inglise keeles, aga et see leping puudutab ainult piiri ja mitte midagi muud. Pole mingit muud tagajärge millegi muus valdkonnas. Ehk siis kogu probleem, eks on kunagi mõtlesin, probleem on kokku leppinud, kus piir asub ja see toimib. Ja on toimunud aastast 1991. Aga see ajaloo tõlgendus selle venelaste poolt, et kui vihjata Tartu rahule, et siis Eestil on territoriaalsed pretensioonid Venemaa suhtes ja võivad nõuda ka kompensatsiooni. Venelased väidetavasti kardavad seda. Minu meelest see muidugi kartus ei ole ehtne, sest kui nad pole jaapanlastele, kui jaapanlased ei ole saanud oma saared tagasi ja nad Jeltsini ajal pakkusid mitmeid miljonid selle eest ja ikka ei saanud tagasi, siis vaevalt, et venelased peaksid kartma Eesti kompensatsiooni nõuet. Kuigi aeg-ajalt on mõned Eesti, Läti, Leedu poliitikud, kes räägivad kompensatsiooni nõuest. Ja Eesti poolt muidugi on see oluline, et siis see võtab maha selle hirmu, et kirjutas alla piirilepinguga, et kuidagi Tartu rahu enam ei kehti, sest me paneme selgelt sinna kirja, et see piirileping käsitleb ainult piiri ja ei mõjuta või puuduta midagi muud meie suhetes. Nagu me nägime, Tartu rahuleping ise tegelikult oli palju laiem asi kui piirileping ja rahuleping, et seal olid majanduslikud sätted, seal olid sätted, tollivaba kaubandus, enam soodustusrežiim, see oli tegelikult selline lootusrikas dokument, mis pidi reguleerima suhted laiemalt kui lihtsalt piir. Aga nagu me teame, see ainult toimis lühikest aega. Nii et siis 2014 ma alati seletan
välismaalastele, kes tunnevad huvi Eesti-Vene suhete vastu, et tegelikult Eesti-Vene suhted olid kõige paremas korras, mis nad on peaaegu iialgi olnud 2014 veebruar, kui sõlmiti teist korda piirileping. Ja kõik olid optimistlikud, aga 2 päeva hiljem Janukovitš põgenes Kiievist, toimus revolutsioon Ukrainas, venelased haarasid Krimmi, viisid väed sisse Ida-Ukrainasse ja nüüd oleme olukorras, kus me oleme. Nii et oleks ajastus, oleksime selle teistkordse piirilepingu sõlmimisega paar kuud varem sinna jõudnud, võib-olla meil oleks ratifitseeritud piirileping selleks ajaks. Aga päris ootamatu võib-olla on kuulda seda, et isegi kui Krimm juba annekteeriti venelaste poolt, Eesti Riigikogu oli valmis veel sügisel 2014 edasi minema. Esimene lugemine toimus Riigikogus. Et Eestil oli see hea tahe, aga venelased muidugi tol hetkel olid nii ennast täis, et nad ei tahtnud sellest midagi kuulda. Ja sinna see jäi. Ja Eesti pool muidugi, olles saanud oma õppetunni aastast 2005, on selgelt ütlenud, et me lähme edasi paralleelselt Venemaaga, et me ei hakka ratifitseerima Riigikogus, kuni Vene Duuma samaaegselt ei tegutse. Et meil ei ole see sama arusaamatus olukord, kus me kaotasime eelmine kord. Muidugi siin päris lõpetuseks on olnud mingid segased arengud alates sellest ajast, kui Eestil on uus valitsus, mis on Venemaa poliitikas mitte väga koherentne, nagu diplomaadid ütlevad. Ehk siis on 3 osapoolt valitsuses. Üks neist on Isamaa, mis on ka täiesti piirilepingu küsimuses meelt muutnud. Välisminister on Urmas Reinsalu, kes on praegu Washingtonis osaleda homme Trumpiga või Pompeoga palve hommikusöögil. Võite sellest pärast lugeda. Eestlased ei ole kõige usklikumad inimesed, aga Ameerika on meie kõige tähtsam ja suurem liitlane. Nii et seletab, miks välisminister on homme seal. Aga Isamaa on Marko Mihkelson, kes oli Isamaa Riigikogu väliskomisjoni esimees, Jüri Luik, kes on nüüd kaitseminister, Isamaa kaitseminister, kes oli Eesti saadik Moskvas, kes oli võtmeisik selle teise lepingu läbirääkimises. Nüüd valitsus ei ole sellest huvitatud. Isamaa lihtsalt EKRE on muidugi täitsa vastu. EKRE, eks ole, kui nemad Enn Põlluaas on muidugi, kui Eesti Riigikogu esimees on nüüd aidanud Eestit jälle rahvusvahelise meediakajastust saada oma väljaütlemistega. Et Eesti nüüd on nagu maailma meedias, et Eesti nõuab Venemaalt territooriumit. Uudised tulevad muidugi Venemaa välisministeeriumist, kes taunib seda. Ja see on kõige kummalisem, sest muidugi valitsuse eesotsas on partei, kes on sõprusleping ja omab sõprusleping Ühtse Venemaaga. Ehk siis Vene sõbralik valitsusjuht koos maru rahvuslastega ja nüüd on selline, ja muidugi president ise käis Moskvas
oma algatusel, aga ta ei saanud piirilepingust rääkida, sest muidugi president on ainult tegelikult esindusisik, et tema ju ei kujunda välispoliitikat, tal ei olnud, kuigi ta kohtus Putiniga, nemad ei rääkinud piirilepingust, kuigi see oleks tähtis teema, aga tal polnud valitsuselt mingit selget signaali. Valitsus on lihtsalt ütlenud, et selle ametiajal, selle Riigikogu kehtivuse ajal, kui on selline koalitsioon, et siis piirilepinguga meie ei tegele, me ei ratifitseeri seda. Nii et praegu on, ütleme, väljaspoolt vaadates diplomaatidel, kes peavad memod kirjutama tagasi oma peakorteritesse, olgu Londonis või Ottawas või Washingtonis, neil on üsna raske aru saada, mis siis on Eesti valitsuse seisukoht selles. Ja sellest on tõesti kahju, sest Eesti valitsuse seisukoht oli kogu aeg väga selge aastast 1991 kuni 2019. Et kogu aeg oli, et meie oleme teinud kõik. Et venelased on need, kes püüavad seda takistada, kes ei taha, et meie oleme need, kes tahme head suhted, et meil on ju see juba kokku lepitud ja see ainult seisab venelaste kurjuse taga. Aga me oleme pingutanud siin. Aga nüüd tundub, et kes siin on see õige mees ja kes ei ole, et kes teab. Ja väljaspoolt vaadates, no meie kõik teame, aga väljaspoolt vaadates on raske seda, ja et ma kujutan ette, et Eesti diplomaatidel, kes teenivad välismaal ja peavad vastama küsimusi, et neil on üsna keeruline seda olukorda selgeks teha, sest vast endal ei ole väga selged juhised kahjuks. Nii, võib-olla sellega ma lõpetaks. Kui oli juttu sellest, et Leedu sai abi Euroopa Liidust, siis kas Eesti on kunagi tahtnud Euroopa Liidu abi või kas Euroopa Liit on seda pakkunud või kas on seda arutatud ja kas Euroopa Liidul oleks tänapäeval mingisugune roll selles ka? No, Eesti avastas Euroopa Liitu saades, et tegelikult tema kahepoolsed suhted Venemaaga on ikka tema enda teha. Ja me näeme näiteks võrdluses, kuidas Soome kahepoolsed suhted on Venemaaga, Soome ka olles Euroopa Liidu liikmesriik ja pikem piir Venemaaga, aga nemad ajavad asju hoopis teistmoodi. Et see lootus oli see, ma mäletan sel hetkel, just enne kui me liitusime Euroopa Liiduga, ja just pärast seda, siis me rääkisime sellest, et me lootsime, et nüüd siiamaani Eesti on pidanud üksinda tegelema Venemaaga ja nüüd Venemaa ei saa enam, et see ei ole ainult Moskva ja Tallinna vaheline, vaid see on Brüssel ja Moskva ja nüüd Eestil on siis tugevam seljatagu ja suurem kaal, mis tal kahtlemata on. Aga Euroopa välispoliitika, kuigi Euroopal on ametlikult ühine välispoliitika, see ei ole tegelikult väga ühine tihtipeale. Ta on ühine selles mõttes, et pärast Krimmi on majandussanktsioonid Venemaa vastu, mis kõik on kokku leppinud ja mis üllatavalt siiamaani veel kehtivad, kui kaua veel, küsimusmärk. Aga muidu, nagu me näeme sellistes asjades nagu Nord Streami gaasitoru juhtme ehitamises ja nüüd Nord Stream 2, et siis Euroopa Liidus on ka suuremate liikmesriikide oma huvid, mis ühed tõmbavad ühe poole, teised teisele poole ja tihtipeale need suuremad nagu Saksamaa ja praegu Prantsusmaa Macroni juhtimisel on rohkem otsivad lepitust ja majanduslikku koostööd Venemaaga. Nii et
otseselt nagu piiri läbirääkimistel, kui vastata su küsimust, ei ole Euroopa Liit olnud osapool, et see on ikka puhtalt riikide vaheline asi, kuigi Euroopa Liit on alati, ütleme, üldises plaanis toetanud, et jah, et igati, et Eesti sõlmiks selle, aga otsest nagu rolli läbirääkimistes ei ole olnud. Mul on lihtsalt üks, ma ei tea, kas mul see pähe tuli, aga miks valiti Tartu rahulepinguks, rahulepingu läbirääkimisteks ja mitte mingi teine liik? See on väga hea küsimus, vastus sellele. Aga no, kui Soome puhul juba üks kord on olnud, siis on nagu lihtne. Aga no, ma ei tea, kes pakub mingi variandi. Ruumid olid vaba. No see ei toimunud muidugi ülikoolis, see toimus seal koolimajas. Et loomulikult Tartu kui kuulusrikas ülikool, mida oli õigusteaduskond, kust juristid olid kõik tulnud. Tartu on ka, tegelikult esimesed kokkupuuted ja läbirääkimised olid Pihkvas. Nii et venelastel võib olla logistiliselt nagu Pihkva kui see nende linn sealpool. Tartu ja Pihkva vahel oli nagu lihtsalt, kui siis käia Tallinnas, mis tundus, eks ole, see on vaenlaselt peal. Tartu kuidagi võib-olla nagu neutraalsem. Mingil määral. Aga no, et see, et soomlased pärast tegid, see oli nagu selgelt neutraalses riigis sõlmida. Ja Poola rahu lõpuks oli ka 21. aastal on Riia rahuleping, Poola ja Venemaa. Tihti peale mingid rahulepingud ongi sõlmitud mingi kolmandas riigis. Jah, sul on vastus? Ma lihtsalt võib-olla on, et kas see tehniliselt võib-olla oli kõige parem koht ka. Telegraaf, telefon, postkontor oli just seal. Minu perekonnas on nii, et vanaisa oli viimaks Pärnu postkontori ülem, aga sel ajal ta oli telegraafi osakonnas seal Tartus ja temale anti õieti Soome rist teenistus, tsiviilteenistus, roosi. Mul on õieti isegi kaasast ja huvi pärast. Lihtsalt sellepärast, et nad said sealt postkontorist saata kõik need küsimused, soomlased, see oli Soome ajal siis, nad saatsid Moskvasse ja said kõik need vastused tagasi ka enne või selle läbirääkimiste ajal. Nii et soomlased juba teadsid, mis venelaste vastused. Nii et ma mõtlen, et võib-olla isegi see Eesti oma enne oli selle pärast, et see tehnika oli seal. Et sidevahendid olid paremad. Peeter? Jälle tagasi nende rahulepingu nõupidamisele. Milleks oli Jaan Poska andekas inimene ja aga milleks just tema valiti? Ta oli välisminister. Okay. Et seal välisminister nagu need 2005. ja 2014. aasta. Aga isegi kui ta oleks välisminister, ta oli jurist, eks ole, mis oli oluline, kui ta mingid lepingud sõlmida, siis juristi haridus. Ja ta oli ka muidugi, ma mainisin tema tähtsat rolli, mis ta oli olnud Vene ajutise valitsuse volinikuna Eestimaal. Aga enne sedagi ta oli Vene Riigiduuma liige olnud, nii et tema need kogemused venelastega läbirääkimistes olid ilmselt palju tugevamad kui, ja ta oli hulga vanem kui need Päts ja Tõnisson ka, või Päts Laidel vähemalt tol hetkel. Kas see Tartu rahuleping on eesti keeles või vene keeles? No kahes keeles, see on eesti keeles ja vene keeles ja nagu rahvusvaheliste lepingute puhul üldiselt, siis need on nagu
võrdselt kehtivad. jah. See rahuleping on kirjutatud Venemaa ja Eestimaa vahel, aga sina räägid kogu aeg Nõukogude Venemaast. Kas nad ei olnud oma riigi nime muutnud? No või see on ikka, mis ta on seal ametlikult, ta on Venemaa sotsialistlik, mis ta on, Venemaa Nõukogude Sotsialistlik Föderatsioon. Ta ei ole veel Nõukogude Liit, sellepärast, aga Nõukogude Liit on paar aastat hiljem koostatakse. Aga siis samal ajal on ka, aga ei, ta ei ole, eks ole, ta ei ole tsaari Venemaa, ta on ikka. Aga ta on lihtsalt Venemaa. Ta ei ole lihtsalt Venemaa. Aga see leping on kirjutatud Ruski ja Estonska vahel. See on kuidas see seisab seal. Jah, aga kui sa vaatad need artiklid, eks ole, see oluline teine artikkel, kus siis on lähtudes Venemaa sotsialistliku Nõukogude Föderatsiooni, mis on, et seal on see terve nagu pikk, võib-olla pealkirjas Venemaa ja Eesti vahel, aga kui vaadata seda nagu teksti, siis on see pikk Vene Nõukogude Sotsialistlik Föderatsioon, see on mainitud. seal läbirääkimisel minu meelest kusagil oli nagu 4 inimest, eks ole, Piip, Oska ja Kümmets ja üks neljas veel. Seljamaa, kes oli hilisem Eesti välisminister ka, Seljamaa oli see viies. No vaat see, kuidas need läbirääkimised käisid, et seal olid oma nagu suuremate lepingute puhul ikka, nagu näiteks, nagu me nägime praegu näiteks nafta allakirjutus, seal on ju väiksed komisjonid, kes töötavad konkreetsete küsimustega, et seal on mingi pealäbirääkija, kes lõpuks, eks ole, lepib kõik kokku, aga seal on töö komisjonides, mis vaatavad vastava nagu asja eksperdid, et need, kes vaatasid pigem nagu majandusküsimusi. Jaan Soots oli muidugi seal kui sõjaväe, kaitseväe esindaja, kellest kõige rohkem huvitas, eks ole, piiri küsimused. Seal on väga palju ka kirjas leppes, eks ole, relvastusest, et täpselt tulevikus, kui palju sõjalaevu võib olla Peipsi järvel näiteks, mitte rohkem kui 5 ja täpselt kui suur relvastus neil tohib olla, kõik sellised küsimused. Nii et see oli need komisjonid, kes töötasid oma eriala eksperdid, kaitseväelased, majandusteadlased, õigusteadlased ja siis lõpuks oli nagu see üldkogu ja siis Toomingased mälestused. Villem Toomingas, kes hiljem kirjutas Vaikiv ajastu, oli ka seal juures kui selle delegatsiooni sekretär ja tema väidab, aga see on ainult tema väide, et lõpuks Poska ja Joffe, Vene poole juht, suutsid need kõige keerulisemad küsimused lahendada sellega, et Poska võttis Joffet kõrvale ja pakkus talle konjakit. Aga see, kas see on, Toomingas on palju detaile liialt, ilustanud või liialt, kas on tõsi või mitte. Võib-olla üks küsimus või pigemini kommentaar. See on see, et ma mäletan kuskilt loetud, ma ei mäleta täpselt kust, et Judenitši armee oli alguses väga edukas, kui nad läksid Petrogradi kallale ja eriti sai tuhandeid ingerlasi oma poolele. Ja siis oli nad mures, et kui ingerlased nii tugevaks nende juurde sattuvad, see on kardetav, et Ingerimaa tahab Eesti moodi iseseisvaks saada ja vastavalt desarmeeriti mitmed tuhanded ingerlased. Ja selle tõttu ei õnnestunud see läbi rünnak, kas see klapib ja väike hüpoteesis olnuks see õnnestunud, mis võinuks edasi juhtuda? No see klapib selles mõttes, et nad tõepoolest ei tahtnud ingerlastel võimaldada mingid oma autonoomia taotlemist.
aga see, et nende sõjakäik ebaõnnestus ainult ingelaste tõttu, ma usun, et nende enda nagu ebakompetentsus ja ebapopulaarsus mängis ikka nagu suuremat rolli. Vene valgetel oli see häda, et neil oli ikka nagu inglise keeles öeldakse tihtipeale too many chiefs and too few Indians, nagu vanasti öeldi. Et seal olid kõik need saarid, tänapäeval enam ei tohi niimoodi öelda, aga see tsaari ohvitsere oli hästi palju, aga et oleks neid sõjaväelasi, kes lõpuni võitleksid selle nimel. Ja muidugi, mille nimel nad võitsid, seda oli ka see Vene valgete häda. Et Vene valged oli, enamlased olid nagu väga selge, et sa oled Lenini nägemus, selge maailmavaade, üks partei, aga Vene valged olid seinast seina, eks ole, need, kes tahtsid taastada tsaarivõimu, need, kes olid sellised progressiivsed, demokraatlikult meelestatud, isegi vasakpoolsed, isegi mõned marksistid, kes olid bolševikude vastu, nii et see oli ka suur osa sellest, et neil oli sõjaline jõud, aga poliitiliselt nad tegelikult peale seda, et nad lihtsalt tahtsid bolševike eemaldada, mida nad ise pakkusid Vene rahvale ja Vene impeeriumi rahvastele, et see ei olnud sugugi selge. Ja pealegi Judenitš oli ainult üks nendest, eks ole, see oli Denikin ja Wrangel ja Koltšak, kes kõik riigi erinevatest suunadest, eks ole, Siberist ja Alt-Krimmist ja põhja poolt ja punaste suur eelis oli, et nad kontrollisid selle riigi süda. Ja raske oli siis nagu need eri jõududelt, erinevatest suundadest, eriti kui nad ei olnud ühise juhtimise all ja eriti kui nende poliitilised eesmärgid ei olnud selged. No nii, täname veel kord, loeme Eesti Vabariik 100 lõppenuks ja alustame Tartu kolledž 50-ga.